Minu teemaks siis on uued potentsiaalsed võõrliigid Eesti faunas, siis pesukaru ja mõned hirblased. Et alustame siis sellisest toredast loomast nagu pesukaru. Et kõigepealt milline ta välja näeb, et kui ta nägu ainult näha, siis on kõige lihtsamatel segamine kährikuga, et mõlemal on must mask ja seda ümbritsevad heledad karvad. Pesukaru kõrvad on küll natukene suuremad ja otsast teravate tippudega. Kuid kui juba sinna looma tagapoole liikuda, siis on aru saada, et saba on veidi teistsugune pesukarul. Ta on siis pikk saba, mis on 5-7 triibuga, olenevat alamliigist ja saba tipp on alati musta värvi. Aga karvastik on neil samamoodi sarnane. Mõlemal on siis tumedamad pealiskarvad ja helehall aluskarv. Aga kui jälgi näha, siis on pesukaru raske kährikuga segi ajada, et tal on siis mõlemal tallal näha 5 varvast, pikal varvad näha. Ja tänu oma 5 varbale suudab ta väga hästi ronida puu otsast. Ta on üks väheseid imetajaid, kes suudab ka puu otsast pea ees alla laskuda. Tema looduslik leviala on siis Kesk- ja Põhja-Ameerika, Panamast kuni Kanada, varasemalt öeldi lõunaosani, nüüdseks võiks juba öelda Kanada keskosani. Eriti Alberta provintsis on ta siis põllumajanduspiirkondades levinud juba vaata, et Kesk- ja osaliselt lausa võtab Põhja-Kanadasse. Ja kasutab ta äärmiselt erinevaid elupaiku. Eelistatud on siiski vee lähedusega seht ja leht ja segametsad, aga saab hakkama põhimõtteliselt igas biotoobis. Kõrgmäestikes teda ei ole ja väga kujuvades kõrdepiirkondades, aga lagedate preeriateni välja elab. Et seal tema kodupiirkonnad lähevad küll suureks, ühel isendil kuni 1000 hektarit, aga see on ka sellepärast, et puuduvad varjetingimused ja puudub ka toidubaas endal vajalik. Aga inimene on otsustanud siis oma faunat igal pool rikastada ja on üritanud teda mitmele poole sisse viia. Edukalt on see siiani läinud Euroopas ja Jaapanis. Jaapanis on ta levinud peaaegu kõikidel saartel ja on suur nuhtlusliik, kahjustades suures osas põllumajanduskultuure ja siis on omal elupaigaks teinud linnamaastikku. Aga Euroopas on ta levinud meil Kesk-Euroopas, kõikides riikides. Esimest korda toodi pesukarud sisse Saksamaale Dortmundi lähedale 1934 ja siis 37 toodi veel ühe korrana, et siis rikastada kohalikku faunat ja väärtuslikke karusloomi tuua. Aga sealt edasi on nende käekäik oli alguses üsna rahulik. Populatsioon ei kasvanud, eriti püsis paarisaja isendi juures. Siis teise maailmasõja ajal pääses Berliini lähedal umbes 50 isenit lahti karusloomafarmidest, kui need pommi tabamuse said. Ja sealt samamoodi siis tekkis väike populatsioon. Ja 40 aastat peaaegu siis populatsioonid olid olemas looduses, aga nad ei tekitanud probleeme, nad olid madala arvukusega. Aga siis alates 80-ndatest hinnatakse näiteks Saksamaal juba pea miljoniliseks pesukaru populatsiooni. On väga oluliselt oma asustustihedust seal kasvatanud. Ja 60-ndatel Prantsusmaal lasid USA õhuväelased oma lemmikloomad lahti ühest lennuväljalt ja siis ka nüüd on seal levinud nad. Prooviti ka Valgevenesse sisse tuua pesukaru seal. Õnneks väga hästi korda ei läinud ja nüüdseks peaks olema see populatsioon kadunud. Aga Kaukaasias Mustamere piirkonnas on nad ka väga hästi hakkama saanud ja püsivad siiamaani. Eluviisita toitumiselt on kõige lihtsam, võtaks võib-olla lausa üks-ühele kährikuga. Et õis eluviisiga omnivoor sööb kõike, millest ta jõud üle käib. Vastavalt siis biotoobist, kui ta elab niiskematel sooaladel, siis on suur osa kahevaiksetel ja erinevatel vees elavatel koorikloomadel. Metsaaladel näiteks üle poole võib isegi ulatuda väikenäriliste hulk tema dieedis. Ja siis vastavalt sellele,
mis aastajaga tegemist, sügisperioodil on väga suur hulk tema toidust siis ka igasugusel taimsel hoollusel. Varjepaikadena kasutavad nad peamiselt siis puuõõnsusi, teiste loomade urge. Poolas pandi raadiokaelused paaril pesukarval kael ja seal nad suutsid pesapaikade ja varjepaikadena kasutada ühel juhul isegi merikakka pesa, mis asus 30 meetri kõrgusel. Eks keegi on koht, kus teda kätte ei saada. Ja kodupiirkonna suurus keskmiselt 40–100 hektarit, linnas 5 hektarit ja seal puhul see kodupiirkond ei tähenda seda, et see on ainult üks ja seal kedagi teist ei ole, nad kattuvad ka paljudel puhkudel. Et see linnasisene asustustihedus võib olla üsna mitu looma hektari kohta juba, kuna toidubaas on nii palju suurem lihtsalt. Ja oluliselt looduslikke vaenlasi neil ei ole peale mõne hulkuva koera või siis mõne teise pesukaru juba. Ja elu ja siis põhjapiirkondadest taljuuinakut, selleks muidugi nuumab ta ennast kõvasti enne ja rasvavarusi säilitavad nad oma sabas peamiselt. Ja nad on väga suure sigimispotentsiaaliga, et kui on hea toitumine, siis nad võivad ilma tuua kuni 8 kutsikat, kes siis veedavad oma esimese eluaasta koos emaga koos ja hiljem juba levivad. Ja aastaselt juba on suulüpsed, võivad uuesti sigimis osaleda. Vale pool. Me peatame seda, millest tema oma nime siis saanud on. Kes see on tema toitumiskäitumine näiteks vees. Et väga ilmekalt meenutab pesemist justkui, kui ta seda teeb. Et tegelikult on tal esikäpad on hästi tundlikud, nendel on ka sõrmede osas fibrissid ja need on väga tundlikud. Eks nad ei kasuta nägemist, vaid nad kasutavad kompamist oma toitumise puhul eriti, et kindlaks teha, millega on tegemist. Ja USAs näiteks on pesukaru lõksud just nimelt tehtud selle peale, et vältida teiste loomade sinna sattumist, et koerades need on sellised pikad torud, kus pannakse midagi sisse, kus on silmused või siis lõksud ja pesukaru üsna kiirelt, kui ta tunneb seal midagi lõhna, siis ta paneb oma käpa sinna sisse, et tunda, mis see enne ära võtta, selle tõttu saadakse nad kätte. Ja nad on üleüldse väga osavad oma käppadega, ja väga nutikad, ehk siis neid võrreldakse reesusmakaakidega oma osavalt käelise ja vaimse tegevuse poolest. Ehk siis katsetes on kindlaks tehtud, et kuni 3 aastat suudavad nad meelde jätta, kuidas mingit objekti avada, mis neil juba korra on selgeks õpetatud. Ja isegi siis, kui lukk kui selline on olemas ja selle asendit muuta, siis nad suudavad selle ikkagi uuesti lahti võtta, sest see protsess, kuidas seda teha, on neil meeles. Ja nii USAs ja ka juba Saksamaal on nii mõnedki firmad, kes teenivad sellega raha, et muudavad kodusi pesukaru kindlaks, ehk siis kuidas lukustada prügikast, vältida seda, et nad pööningutele ei pääseks. See on juba suureks äriks läinud seda, sest linnatingimustes võivad nad päris suureks nuhtlujaks osutada, kui nad su maja isolatsiooni puruks teevad, sinna otsustavad pesa teha. Nii, võimalikud mõjud. Kindlasti võivad mõjutada kahepaiksete lindude arvukust, kuna nad oskavad väga hästi puuotsa ronida, siis mitte ainult maas pesitsevate, vaid ka puuotsas pesitsevate lindude arvukust. Muidugi võib siia veel lisada tegelikult ka närilised, sest see on üks osa nende põhitoidus. Inimesi võivad nad mõjutada selle tõttu, et nad levitavad ühte ümarussi, millega nakatamise puhul siis teatud protsendil, kas oli umbes 10 puhul võib juhtuda ka see, et see lõpeb surmaga inimesele, sest need vastased liiguvad ajusse. Aga samas on ta siis otsene toidukonkurent kährikkoerale ja lisaks, nagu siin ka varasemast välja tuli, võib öelda, et ka mägrale ja rebasele sel juhul. Nii, nüüd ma lähen oma põhilise huvi juurde, milleks on hirved ja räägin ka sellest, millised hirved meil potentsiaalselt võivad see levima hakata. Ehk siis kõigepealt tähnikhirv. Tähnikhirve, kui me võrdleme või enda hirvega, seda ära tunda, kõige lihtsam, kui ma hakkan vaatama tema tagumist osa,
Ehk siis tähnikkirve sabapeegel on helevalge ja ääristatud mustaga. Kirve puhul on see alati kreemikas ja selget üleminekut ei ole märgata. Lisaks on tähnikkirve saba, päris pikk, see on 30 centimeetrit umbes ja helevalge samamoodi. Tema sarved on ka veidi teise ehitusega, nad on harva üle 8 haru kokku, ehk siis 4+4 ja nad on lühikesed ja üsna kitsad. Ja karvastik siis, kui on suvekarv, siis on selgesti näha tähnid kõikidel isenditel, talvekarvades nad muutuvad tumepruuniks või halliks, siis seal on tähne väga vähe näha. Samas, kui on väike hirvelehm või hirvevasikas, siis ka neid on suvekarvasosadel näha tähnid, et segamini võib ikka ajada. Aga ka tema näokuju, et kui me võtame nüüd meie enda punahirve, siis tema näokuju on justkui välja venitatud piklik, siis tähnikkirve puhul on ta kolmnurkne pigem, meenutab rohkem metskitse. Ja muidugi oluliselt väiksem õlakõrgusega kuni meeter ja kehakaalult ka pooled siis alla. Pärit on ta originaalis siis Kaug-Idast. Kogu see punasega tähistatud ala seal vasakpoolsel kaardil näitab seda, kus ta kunagi levinud on. Tegelikult täiesti alles on ta veel Jaapanis ja Mandžuuria aladel, aga need lõunapoolsed alamliigid on tegelikult juba välja surnud või siis väljasuremisohus, kuna seal elupaiku reaalselt enam ei ole. Ja hetkel tema looduslikus levialas on ta arvukus. Jaapanis on neid circa 100 000 vist ja Mandžuurias on Vene poolses osas umbes 9000. Aga need väiksemad alamliigid on sellised kuni paarisajast puntidena. Aga siis ka neid on toodud mitmele poole maailma, eriti Euroopasse, kõige rohkem leidub neid Suurbritannias. Algselt toodi ta lihtsalt hirveaedadesse ilusaks loomaks kõigile vaatamiseks. Pääses neid sealt lahti ja osaliselt ka neid lasti sinna lahti. Ja nüüd põhimõtteliselt juba 100 aastat on nad vähemalt olnud kaubas looduses Suurbritannias elamas. Lisaks sellele veel Saksamaa, Prantsusmaa, Tšehhi, Poola. Leedussegi prooviti neid sisse tuua, see oli 70-ndatel. Toodi circa 30 looma, õnneks tänaseks on see populatsioon välja surnud. Aga mine sa tea, äkki neil tekib jälle mõte, et võiks uuesti lasta. Ja siis Taanis on üsna suur populatsioon meil ka küsimus. See on niisugune väike näide, milline Jaapanis näeb välja üks ala, kus on väga tihe tähnikkirve populatsioon. Et see vasakpoolne mitteaiaga kaetud ala on siis see, kus on hirve palju ja parempoolne, mis on aia sees, see, kus hirve ei ole. Samas peab ütlema seda, et kui me enda punahirvegi rohkem oleks, siis meil levinud punahirve, siis see pilt oleks tegelikult täpselt sama, et üsna sarnane see toitumine on neil ja mõju on ka sarnane. Suure asustustiheduse puhul ükskõik mis hirvega tegu, et see mõju on sarnane tegelikult. Kuidas vahendab, kas need Jaapanis võivad seda hirve seal aias sees või väljas? See on lihtsalt tehtud üks katse taimestiku uurimiseks, et milline siis see taimestik oleks, kui ta hirve seal ökosüsteemis ei oleks. Et Jaapaniste piirkonniti on tegelikult lausa püha loom, ehk siis ta on linnatänavatel elutab, nad söödavad teda seal veel ja siis teine sõber, kabehirv. Jällegi ta on kehamõõtmelt umbes sama, mis tähnikkirv, ainult et ta on oluliselt turskema kehaehitusega. Ja temal on siis peaaegu aasta läbi need tähnika näha peal. Ja oluliseks tunnuseks jällegi valge sabapeegel, ümbritsetud mustaga ja tähnikkirvest eristatud siis see, et temal saba on üleni must pealt ja muidugi isalloomade puhul sarved, mis moodustavad siis kühvli ülevalt kuni. Umbes 3-aastasel isasloomal hakkavad need sarved kühvlit moodustama, kühvliarud on suunatud tahapoole. Ja isasloomadel siis on veel hästi märgata siin see kõrisõlm, eriti jooksu ajal see on rohkem esile tungiv neil. Aga värvuse poolest on nad jällegi ääretult mitmekesised, täiesti valgest kuni süüamustani. Arvatakse, et see on sellepärast, et neid on põhimõtteliselt peetud nagu koduloomi juba alates roomlaste ajast peale, et seal on see tõuaretusega tekitatud neid erinevad värvivariatsioone.
tegelikult ka punahirvel on samamoodi. Nii mõneski Läti hirve ees on valged hirved näiteks. Silmailuks. Tema algne leviala, mis arvatakse, sest seda hirve on juba 1000 aastat siin igale poole mööda Euroopat laiali veetud, on siis see tumedama punasega ala ja see viirutatud ala ülejäänu on siis see, kus teda igale poole juba sisse viidud on. Et Lõuna-Rootsis on ta ka juba vabalt elavate populatsioonid on olemas. See Läti osa pigem võib-olla jätaks juba vaikselt välja, sest Lätis nad ise ütlevad, et neil vabalt elavat populatsiooni ei ole. Aga Leedus on ta täiesti olemas, alates 88 nad kütivad looduses neid. Peaks olema umbes 600 isendit neil looduses vabalt liikumas. Valgevenes, Poolas juba oluliselt rohkem. Jällegi, mõjud samad, mis tähnikhirvel. Et kui need osutused suureks läheb, nad hakkavad mõjutama taimestikku, toidukonkurendiks on nad kindlasti meil metskitsele, hirvele, kõrvale pigem mitte. Aga teades seda, et nad suudavad väga väiksel alal väga suurt asustut tihedust hoida. Ja nad moodustavad seal ka üüratult suuri karju, et kuni 200 isendised karjad on näiteks Kesk-Euroopas, kui neid palju on. Nad hoiavad selle kogu piirkonna hästi madal muruse ja põhimõtteliselt metsauuendust ja teatud taimeligid hakkavad välja surema sellele. Ja kohe küsimus, et kui kaugel nad siis meist üleüldse on? Tegelikult on nad juba esimesed on kohal. Et see pilt on tehtud Põlvamaal Kõllestes 2014 jaanuar. See on siis kõigi eelduste kohasel on see Lätis kuskilt aiast lähku pannud hirvanud. Seda nähti ainult korra seal ja sealt on kadunud. Paksu lumega talved Kabejärvel ja reeglina ei sobi, et ei suuda ilma lisatoidult hakkama saada. Siis tähnikhirv jällegi aastast 2014 jaanuar, seda nähti Permiskülas Ida-Virumaal. Ida-Virumaal on neid tulnud ka 80ndate lõpus, kui tuli 15-isendiline kari umbes Venemaalt üle Narva jõe. Need kadusid sealt pärast küll ära, aga tundub, et see Venemaale sisse, Leningradi oblastis sisse viidud väike osa nagu alles, sest siiamaani on üksikud isendid, kes üle Narva jõe tulevad sealt. Ja siis mis probleem võib olla tegelikult ka tähnikhirve puhul see, et tähnikhirved annavad punahirvega hübriide, mis on hiljem ka suguvõimelised. Et kui nad hübriidid meenutavad punahirve, siis on suur tõenäosus, et nad ära kütitakse, sest nad näevad välja nagu väga hädised punahirved, et väikest kasvu, sarved ei ole head, aga kui nad on tähnikhirve tunnustega, siis nad on oluliselt suuremad sarvekasv, mis siis tavaliselt tähnikul on see 60 cm pikk ja 8 haru, seal on kohe lisaharud, sarved on massiivsemad, nad jäetakse alles, ehk siis jällegi tekivad need hübridiseerimisohud. Ja Suurbritannias hinnatakse piirkondlikult, lausa 40% populatsioonist on hübriidid juba. Kogu Suurbritannia populatsioonist ehk 0,01%, aga kohad, kus nad on kaua koos elanud, siis seal juba puhast tähnikut või puhast punahirve kohad on juba raske leida, ehk siis hübridiseerimine on päris kaugele läinud. Siis see loom lasti maha 2013 hirvejahi hooajal ja see oli Võrumaal vist Lasva jahipiirkonnas. Ta lasti maha kui punahirve ja arvati, et maru rääbakese pisike ja lasti ta ära. Siis kui ta lõpuks kätte saadi, siis leiti, et vist ikka ei ole päris punahirve ja hakati uurima, mille need siis kätte on saanud ja tuleb välja, et kõige ehtsam tähnikhirv. Muidugi seda pilti vaadates, siis siit tundub kohe esimese asjana, et tegemist on hästi tugeva tähnikhirve pulliga olnud, sest sellist sarve reeglina looduses tähnikhirvel ei leia. Et siin on kohe küsimus selles, et kas ta on kuskilt aiast äkki pääsenud, sest ta on pidanud väga hästi toidetud olema, et sellist ilusat sarve kasvatada. Muidugi lätlased ise ütlevad, et neil tähnikhirve eeski aias ei ole. Ehk siis seega küsimus, kust ta võiks pärit olla. Ja siis kohe ühed potentsiaalsed levimiskohad. Lätis kokku umbes 80 aidikut, milles on 10 000 looma.
nendest 10 000 muidugi 8000 on punahirved, kellest osalised on siis need valget värvi isegi, 3 võib-olla. Ja circa 2000 on tähnikud, vaid need kabehirved. Ehk siis. Ja meil endal muidugi kohe on olemas Helistvere loomapark, kus on tähnikuid kabehirv olemas, vaadates seda, kuidas neil üks aasta sealt jooksu panid ilvesed, sest puu kukkus peale, siis põhimõtteliselt ei ole palju vaja, et samamoodi üks puu ja see kari sealt jooksu paneb. Võib-olla saavad hakkama, võib-olla ei saa. Kindel ei ole. Siis Leedus on 150 hirvefarmi. Nendel kindlasti on seal ligikaudu 1000 tähnikhirve, aga need 3000 kabe ja 3000 punahirve, selles osas ma natuke kahtleksin, et see on natuke väike summa nende kohta seal. Ja milleks nad need peavad üldse aias, siis enamuses püütakse trofeede jaoks neid. Ehk siis nad peavad ju aias jahti seal, et nende, kui nad müüvad oma jahiteenust, siis seal on kirjas, et jahiala suurus on umbes 35 hektarit, ehk siis paneme väikses saeda ja hakkame taga ajama. Kasvatame hästi suured sarved ja on tore. Siin on meie oma näide, see on küll punahirv, mis oli Portkunis. See oli kui nad tõid 2009 vist omale esimesed, siis nende aial oli väike selline häda, et nad unustasid jõe poolde küle aida ehitada, unustasid ära, et hirved üle minna ja nende hirved panid jooksu sealt. See on siis üks nendest noortest pullidest, kes vabadusse pääses. See küll saadi hiljem kätte, aga 2 hirvelehma peaksid siiamaani seal kohaliku punahirve karjas olema olemas. Nad ära tuntavad mu kõrvamärgiste järgi. Ehk siis need ei tulnudki tagasi ja jäidki sinna. Ja nüüd nad tõid omale veel hiljem 22 sisendit juurde Hollandist kuskilt. Ja plaan, ma lugesin nende mingit artiklit, kus nad ütlesid, et nemad tahavad pidada seal kokku kuni 1000 hirve siis ja teha neid lihaks. Ja, nüüd nad tegid aia korda niimoodi, et nad ei saa jooksu panna. Ja siis Portkunis ja nüüd tuli Raido rääkis mulle, et ka Toosikannu tõi omale Lätist hirved. Ja need on ka punahirved siis nad tõid. Siin on üks näidega, see on kütitud Mõisakülast. See on punahirv, 1,5 aastat vana. Et see peab olema väga hea toidupeal kasvanud punahirv, mis suudab 1,5 aastaga sellised sarved on päeva. Et looduses reeglina, kui on 1,5 aastat ja tal on 2 saru pluss 2 saru ja need on üsna peenikesed sarved. Siin on tegelikult hästi pikkade massiivsete sarvedega juba, et see võiks ka eeldada, et see on kuskilt kas lahti lastud või jooksu pääsenud. Ja siin näide, miks nad kasvatavad neid seal aias. Seal on tehtud tõuaretus, neid söödetakse igasugu kasvuhormoonidega. Näiteks alumine loom, siin on see 2,5 aastane loom ja see on 3,5 aastane. Nad müüvad neid trofeedena. Näiteks, kui me võtame nüüd suurima hirvefarmindusega tegeleva riigi üleüldse, mis on Uus-Meremaa, nad lõikavad juba sellised nahaga kaetud sarved peast ära hirvedel ja need müüakse Hiinasse rahvameditsiini. Euroopa tingimustes, kui nad küttimiseks need hoiavad, nad kasvatavad neid suureks ja lasevad nad siis loodusesse lahti ja siis lastakse suurt trofeed seal. Et siin on olnud ka paar juhust, kus nii-öelda lasti justkui maailma rekord jahimeeste arvates. Pärast tuli välja, et see oli tegelikult aiast selle jaoks spetsiaalselt välja lastud, et see valitud kütt saaks ta seal maha lasta. Et siukseid tegusid tehakse. Ja tänan tähelepanu eest.